Kui ajaloolased kasutavad ajalooallikaid, et minevikku uurida, siis neil tuleb alati mõelda, kui usaldusväärsed nende kasutatud allikad on. Et kas neid saab ikka uskuda või kui tõepähe neid võtta. Kindlasti sa oled inimeste puhul märganud, et kõike, mida keegi räägib, ei tasu uskuda. Inimesed mõnikord valetavad või mõtlevad midagi välja, mida pole olnud või ei räägi kõigest päris täpselt. Vot ajalooallikatega on samamoodi. Me peame nende usaldusväärsust alati kriitiliselt hindama. Ja igal allikatüübil, kirjalik, esemeline, suuline ajalooallikas, igaühel on oma eripära. Üks ei ole tingimata parem kui teine. No võtame näiteks, et oli suur sõda, näiteks Teine maailmasõda ja kuskil külas toimus lahing. Ja näiteks oletame, et ma olen kuulnud, et minu vanaisa sai selles lahingus surma. Aga tahaksin seda kindlalt teada, üle kontrollida. Milliste ajalooallikate abil me saaksime seda uurida? No näiteks me võiksime küsida inimeste käest, kes on veel elus, aga kes osalesid seal lahingus. Küsime, kas nad mäletavad, kas seal oli sellise nimega mees. Mis tüüpi allikas see oleks? See oleks suuline ajalooallikas. Aga võib-olla need inimesed ei mäleta või mäletavad valesti. Suuliseid ajalooallikaid ei peeta seetõttu väga usaldusväärseks, sest inimesed unustavad või mäletavad valesti. Samas, mõnikord ei olegi meil muid ajalooallikaid kasutada ja siis tulebki lähtuda suulistest ajalooallikatest. Mille abil saaksime veel uurida? Näiteks saaksime uurida, äkki on kuskil arhiivis vanavanaisa kohta mingi toimik, kus on kirjas, kus ta langes. Äkki on säilinud mõni nimekiri lahingus langenutest või selles üksuses võidelnud sõduritest. Mis tüüpi need allikad oleksid? Kirjalikud. Mis sa arvad, kui usaldusväärsed on kirjalikud ajalooallikad? Üldiselt neid peetakse usaldusväärseteks, sest kui see info on kirja pandud ja dokument on säilinud, siis see info seal ei muutu ja see ei unune. Tuleb muidugi alati mõelda, et äkki keegi meelega võltsis seda dokumenti. Mis ajalooallikad veel? No näiteks leiame sealt lahinguväljalt maa seest mingid padrunikestad ja roostetanud kiivri. Mis tüüpi ajalooallikas see oleks? Esemeline. Aga kas ma saan selle abil oma vanaisa kohta midagi teada? No, kui pole just vanaisa nimega mingit eset, siis vist ei saa. Samas, kui me leiaksime sõjahaua koos luustikega ja teeksime DNA testid, siis saaksime teada, kas mõni neist on minu sugulane. Kui usaldusväärsed on esemelised ajalooallikad? Üldiselt esemelised ajalooallikad ei valeta. Kui seal on ikkagi padrunikestad maa sees, siis me saame kindlalt öelda, et seal on püssist lastud ja ilmselt on olnud lahing. Aga sageli tuleb esemeliste ajalooallikate puhul ise juurde mõelda, et kes ja miks need asjad valmistas, kuidas neid kasutati ja miks nad üldse sinna maa sisse sattusid ja nii edasi. Öeldakse, et esemelised ajalooallikad ise ei kõnele, vaid nad tuleb ajalugu uurides kõnelema panna. Aga kui sellest lahingust on säilinud film, mis tüüpi ajalooallikas see on? Audiovisuaalne ajalooallikas. Kui nüüd oleks selline imeasi, et filmis on näha vanavanaisa surm, siis kui usaldusväärne see allikas on? Ilmselt ikka päris usaldusväärne. Kui juba filmi peal on näha, et vanavanaisa saab surma, see oleks muidugi päris jube, aga siis on üsna kindel värk. Kuigi tänapäeval on muidugi võimalik teha päris häid võltsinguid. Aga siis tekib küsimus, et miks peaks keegi sellist videot võltsima. Nii et audiovisuaalseid ajalooallikaid peetakse üldiselt väga usaldusväärseks. Niisiis kokkuvõtteks. Suuliste ajalooallikate probleem on selles, et inimesed võivad unustada või mäletada valesti. Esemelised ajalooallikad ei valeta, kuid nad ise ei kõnele, vaid nad tuleb nii-öelda rääkima panna. Ja kõige usaldusväärsemateks peetakse kirjalikke ning audiovisuaalseid ajalooallikaid, sest need ei muutu, kuid nad võivad kaduda ja neid saab ka võltsida. Aga lõppude lõpuks on ajaloo uurimisel vaja kasutada kõiki neid erinevat tüüpi ajalooallikaid.